Tere, minu nimi on Marina, minu elukaaslase nimi on Jelena. Me saime tuttavaks 10 aastat tagasi ja hakkasime koos elama. Meil on väga tugevad ja lugupidavad suhted ja 3-4 aastat tagasi me otsustasime, et me tahame ühislast ja meil õnnestus, meil sündis poeg, väga oodatud, planeeritud ja nüüd me oleme väga õnnelikud ja tänu uue kooseluseadusele 3 aastat tagasi me saime registreerida oma suhted ametlikult. Nüüd aga laps sai 3-aastaseks ja elukaaslasel lõppes kehtima haigekassa. See omakorda väga suur probleem, sest kui on vaja pöörduda arsti poole, siis me peame leidma tasulist abi. Tervist, mina olen vandeadvokaat Kalle Kaspar-Sepper, advokaadibüroos Sirel ja partnerid. Tere, mina olen advokaat Tõnis Laurits. Ja meie siis esindame kohtus Marinat ja Jelenat nende vaidluses Sotsiaalkindlustusametiga, mis siis on seotud sellega, et kooselupaaridel ei ole võimaldatud kasutada sarnast õigust, mis on ette nähtud abiellunud inimestel. Ja see seisneb siis selles, et peale lapse 3-aastaseks saamist maksab riik siis ühe vanema, kes siis on lapsega kodus, sotsiaalmaksu. Ja probleem selles mõttes oluline, et kui inimese eest sotsiaalmaksu ei maksta, siis näiteks arstiabi on tema jaoks üksnes tasuline. Ja me leiame, et tegemist on diskrimineeriva olukorraga. Me leiame, et see Sotsiaalkindlustusameti seisukoht, et kooselupaaril ei ole õigust taodelda selle sotsiaalkindlustuse maksmist riigi poolt, ei ole õige ja eks me ise oleme üsna kindlal veendumusel, et arvestades kooselupaaride teisi menetlusi, millega me oleme ka teatud määral kokku puutunud, ilmselt kohtulahend tuleb siiski meile soodne. Me peame ikkagist arvestama sellest, et olenemata sellest, mis orientatsioonist on need inimesed või mis sugu on need inimesed, kes moodustavad kooselu lepingu sõlmimise läbi, siis ka juriidilises mõistes perekonna, siis perekond on jätkuvalt perekond, et seda enam, et kui selles perekonnas on ka lapsed, siis see perekond ei erine tegelikult enda õiguste, nagu inimõiguste ja põhiõiguste kontekstis mitte kuidagi heteroseksuaalsest perekonnast näiteks. Seda enam, et täpselt samamoodi, kas sa oled homoseksuaalne ema või isa, sa jääd samamoodi haigeks, sul on ravikindlustust, täpselt samamoodi heteropaaride vahel. Ja mida siis see kaasus teeb, mida see kohtuvaidlus teeb, on see, et tegelikult me ületame lihtsalt ühte õiguslünka, mida on võimalik ametnikul ka enda kaalutlusõiguse korras ületada, aga paraku praegult ühiskondlik dogma on sealmaal, et iga kord, kui sa tahad mingit õigust kasutada, mis on sulle tegelikult antud, aga mille kasutamine rakendusaktide puudumise tõttu lihtsalt raskendatud, siis sa pead võtma selle kuluka kohtutee ette ja minema seda välja nõudma. Ja miks kaasus on eriti oluline on see, et kui nüüd Jelena ja Marina teevad selle nii-öelda kadalipu läbi, siis kõik teised kooselulepingu sõlminud paarid, kes soovivad tulevikus seda sama õigust kasutada, siis loodetavasti on see nende jaoks on see lihtsam.